Sa viimase video all kommentaare oled näinud või? See on uskumatu, ma olen 4 videot teinud ja mul on juba heiterid olemas. See tähendab ainult 2 asja. Kas ma teen midagi väga õigesti või midagi väga valesti. Ei, tegelikult ka. Ma loen sulle ette. Mis point on 500 euristest peldikutest ülevaateid teha. Teile ei meeldi 500 eurosed peldikud, aga palun, teile siin midagi kallimat. Gaas põhjas. Nii näeb munnireid. Sõbrad, täna minu kätte on usaldatud vaieldamatult legendaarne auto. See on paljude poolt vihatud, sama paljude poolt armastatud ja tal on terve fännklubi olemas. Sõbrad, BMW X5 on kindlasti legendaarne auto, muidugi mitte see põlvkond, see on meil 4. põlvkond aastast 20, aga tema eelkäijad on juba teinud endale nime. Video pealkirjaks ma võin panna ainult X5 ja 90% teist ütlevad ära need ülejäänud 3 tähte. Sõbrad, täna minu käes on BMW X5 M-paketis aastast 2020. Nobody can save you, fears will embrace you. Cough about the bed in the house and chase you. You can try to hide, face you. You can try to fight, but they'll finally maim you. By the end of the night, they will tie and hang you. Tied to the heights where you lie and dangle. Tegemist on täiesti uue autoga. Auto on pikem, on laiem ja on kõrgem. Lisaks sellele BMW on jätnud selja taha oma traditsioonid ja ütleme niimoodi disaini elemendid, mille järgi oli BMW alati ära tuntav, nüüd on kadunud. Üks traditsiooniline element, mis oli BMW-l, olid Angel Eye, ehk siis eesti keeles inglituled. Selles põlvkonnas on need tuled juba ära kaotatud ja siin on täiesti uus ja väga hea, väga ulmeline tehnoloogia, ehk siis lasertuled. Mille poolest siis lasertehnoloogia on niivõrd hea ja tegelikult minu jaoks ulmeline. Siin on paigaldatud süsteem, ehk siis kui lühidalt öelda, te võite sõita kogu aeg täis tuledega. Süsteem on võimeline ära tuvastama kõik vastu tulevad sõidukid ja jalakäijad. Ja selleks, et mitte neid pimestada, ta kustutab valgusvihud ära, mis võivad vastu tulevaid autosid või autojuhte pimestada. Kui rääkida veel traditsiooni, siis BMW on teatud elemendid ikkagi jätnud vanaks. Õhuvõttu, avad või siis esivõre. See on üks märkidest, mille järgi BMW on täpselt samamoodi ära tuntav. Ja hästi paljud vaidlevad selle üle, kas see suurus, miks nad nii suured on tehtud, kas see suurus on õige, võib-olla peaksid olema väiksemad. Siis, kui küsida minu arvamust, siis ma ütlen teile ausalt, sõbrad, selle kere puhul, just selle mudeli puhul, X5 puhul, see täiesti sobivad siia, see suurus on paras. Kui me võtaksime 5. seeria, 7. seeria BMW-d, kus need esmalt paigaldati, siis jah, võib öelda, et võib-olla proportsioonid on väljas natukene, aga just selle suure auto puhul need täiesti sobivad siia. Ja kui tegelikult, kui nüüd üldiselt võtta, siis mis vahet seal on, kui suured need õhuvõtu avad, sest kõige tähtsam siin autos on see, mis peitub siin kapoti all. Siin see peidus ongi selle autos süda, kõige tähtsam osa BMW puhul, mootor. Ülejäänud on kõik teisejärguline, see on see kõige tähtsam. Esmalt, mis silma jääb, on mootori asetus. Kui te näete, siis mootor on viidud allapoole. See kõik on tehtud selleks, et viia raskuskese maapinnale lähemale, tänu millele siis muutub auto palju juhitavamaks ja stabiilsemaks tee peal. Konkreetselt siin on meil paigaldatud 3-liitrine twin turbo ehk siis topeltturboga bensiinimootor, mis aretab välja 250 kilovatti. Ja kogu selle võimsuse juures kütusekulu selle autol on 8 liitrit 100-le. See on muidugi juhul, kui te kasutate normaalseid sõiduvõtteid
Aga ma kujutan ette, et selle roolis selliseid inimesi on vähe. See auto kutsub kihutama. Lisaks BMW ei ole unustanud ka diislisõbrad, nii et mudeli valikus on ka diiselmootoriga autod, nii et kui te olete diisli fänn, siis palun väga, ka teile on seal midagi pakkuda. Aga rohkem siit kapoti alt midagi näidata pole ja ma ei jõua ära oodata, millal ma saaksin sellega juba sõita. Kahjuks siit ma wow-efekti ei saa. Kui vaadata esiotsa, siis see on ikkagi siuke võimas, brutaalne, siuke mehelik, siis taguotsa jätab ikkagi soovida. Ainukene, mis viitaks auto võimsusele siin tagant on topelt väljalase ja võib olla siis ka 4.0 märge siin. Kahjuks midagi muud sellele ei viita. Edasi me leiame siit BMW-le traditsioonilise tagaluugi, mis on kaheosaline ja muidugi on ta elektriline. Üks nupuvajutus ja palun väga elektriliselt avaneb. Ja samuti, mis on BMW-le. Ma isegi mõtlen, et äkki BMW oli esimene, kes sellega välja tuli, aga see osa on meil samuti elektriline. See kõik on muidugi tehtud selleks, et teil oleks mugavam paigaldada siia oma asju, toidukotti või mis iganes. Muidugi see kõik avaneb ka puldist. Lisaks on siin elektriline kärukonks juhuks, kui te kavatsete vedada puid või siis, kui arvestame seda auto hinda, siis tõenäoliselt te veate seal kas nüüd mingit paati või siis veeskuutrit. Et selline võimalus on olemas meil muidugi. Pagasnik seal autol on muidugi üüratu, aga kui mingil põhjusel teil seda ruumi jääb väheks, siis kahe lihtsa liigutusega tõmmates neid kange, te saate ruumi juurde. Jah, sõbrad, kui teil on soov minna mere äärde või siis metsa ööseks, kahe lihtsa liigutusega te saate piisavalt ruumi juurde, et panna siia madrats ja saate väga mugavalt seal ööbida. Siin meil võtab vastu hele nahksisu, sportistmed. Need sportistmed on muidugi elektrilised ja reguleeritavad erinevas asendis. Edasi-tagasi, selg, lisaks on veel külgtoed ja jalatugi ja see kõik on elektriline. Lisaks meid võtab vastu ka must lagi ja see, sõbrad, on kindlasti Alcantara, mitte nii, nagu ma olen varem pidanud arvama, kas see on Alcantara või mitte. Samuti need istmed on ventileeritavad ja kuidas saabki teisiti olla, muidugi on ka istme soojend. Tagumine rida jääb muidugi esireale alla, see on ka loomulik, aga sellegipoolest meid võtab vastu siin kvaliteetne nahksisu ja erinevalt esiistmetest need istmed ei ole ventileeritavad. Aga sellegipoolest siin on meil istmesoojendused, mis kindlasti valmistavad rõõmu tagasõitjatele talvistel külmadel ilmadel. Lõpuks ometi mul õnnestus istuda salongi. Nagu ma juba mainisin, sõbrad, siis tegemist on täiesti uue põlvkonnaga, täiesti uue autoga. Sõbrad, siin on meil täiesti uus digitaalne ja uue kujundusega näidikute blokk. See vana näidikute blokk, selle nelja ümmarguse või poolümmarguse kujundusega blokk on jäänud nüüd ajalukku. Ja muidugi iga põlvkonnaga on sisse viidud uuendusi sellel blokil, aga põhi on ikkagi jäänud samaks. Nüüd 4 rõngast ja midagi muud. Paljudele selline muudatus muidugi ei meeldi ja nad ei saa aru, milleks on vaja viia selliseid uuendusi sisse. Aga sõbrad, te peate aru saama, BMW peab püsima konkurentsis ja põhiline BMW konkurent on Mercedes-Benz. Vaadake praegu uusi Mercedeseid. Neil on esipaneel, ehk näidikute blokk on nagu üks suur tahvelarvuti.
Muidugi BMW peab midagi taolist uusi tehnoloogiaid sisse tooma ja digitaalne näidikute blokk on üks nendest. Nüüd kui välja tuua kõike, mida see näidikute blokk suudab teile näidata, siis ma arvan, et see video on umbes 40 minutit pikk ja keegi viitsi vaadata. Kui teil õnnestub istuda sellisesse autosse, siis palun väga, te saate näppida, saate välja tuua, mida siin näidatakse, mida ei näidata. Ainuke, millest mul kahju on selle näidiku bloki juures, on see, et kuna see on digitaalne ja kindlasti arvutite poolt programmeeritav, siis miks ei võiks olla üks sellistest valikutest just need traditsioonilised 4 rõngad. Need, kes fännavad ja tunnevad selle järgi autot ära, armastavad just selle pärast, siis mina leian, et see oleks väga hea võimalus just neile vastu tulla ja võimaldada neil, et see digitaalne blokk näitaks just sellist kujundust. Keskel on meil suur lai ekraan ja multimeediakeskus. Muidugi te saate siia ka välja tuua erinevaid informatsiooni, mis puudutab salongi. Siin on kindlasti istmesoojendused, ventileerimised, õhuvõtu suunamised, kõik asjad on võimalik siia välja tuua. Aga kõige kihvtim, mis mulle selle juures meeldib, on see, et ta on reguleeritav või käsitletav viipega. See on midagi ulmelist. Vaadake nüüd. Saate aru või? Et mul seda kinni pandaks seda videot või blokeeritakse ära, siis peab muusika ära panema. Aga viipega. Palun. Minu arust ülikihvt on see. Samuti te saate ka raadiojaamu vahetada ka viipega. Palun. Ja järgmine. Saate aru. Ülikõva minu arust. Meediast allpool on meil kliimaseadme reguleerimisblokk. Samamoodi istmesoojendused, asjad, siit saab kõik käima panna, saate ka reguleerida õhutemperatuuri autos. Kõik, mis on kliimaga seotud, on see rida. Allpool on meil põhilised kontrolliseadmed multimeedia juhtimiseks voluum ja siis kanalite vahetus. Ja kus juures need nupud on kõik digitaalsed. Näete, altpoolt vajutan ja siin vahetab kõike. Siit altpoolt me leiame muidugi juhtmevaba laadimise, 12-voldised pistikud ja topsihoidjad. Lisaks on muidugi ka USB auk oma telefoni laadimiseks või siis mingi meedia edestamiseks. Ja lisaks, sõbrad, on siin topsihoidikud. Ja vot, nende topsihoidikute juures on kõige ägedam vot need 2 nuppu. Sõbrad, te saate oma jooki nii külmana hoida, siis läheb siniseks. Kui ka, sõbrad, kuumutada. Kuumutamisega läheb ta punaseks ja siis on teil võimalik oma jooki kuumana hoida. Edasi tuleb meil käigukangi nupp. Muidugi ülirikastes varustustes on see tehtud ka veel kristallist. Aga ma ütlen teile, sõbrad, ma ei tea, kuidas see kristall või see käigukang käitub avarii korral, kas ta puruneb, kas on lisaoht teie tervisele, kui ta siin puruks läheb ja killud peaksid lendama siin mööda salongi või mitte. Nii palju ma tean, et omanikule kristall ei meeldinud ja ta jättis sellise musta kujundusega käigukangi nupu. Lisaks muidugi igasugused seadmed, mida saab reguleerida, start-stop nupp ja siis erinevad sõidurežiimid, Sport, Comfort, Eco Pro ja nii edasi. Loomulikult elektriline käsipidur. Siis ma saan aru, et see on mägipidur. Saate õhkvedrustust reguleerida üles-alla. Ja see nupp, kunagi vist nimetati seda iDrive'iks. Ma võin eksida, aga eks te saate kirja panna, kas on või ei ole niimoodi. Aga jah, loomulikult sellesama multimeedia juhtimiseks on vot selline ümmargune kang või nimetame kuidagi niimoodi. It's all about humanity. Kui te olete X5 fänn ja pole veel viimase generatsiooniga sõitnud, siis sõbrad, kui see võimalus tekib, siis kindlasti kasutage varianti, millel on õhkvedrustus. Mugavustase, mida pakub see vedrustus, on midagi erakordset.
see, kuidas ta võtab vastu kõik teel olevad ebatasasused on ulmeline. Ta ei ole lihtsalt pehme, ta on ülipehme ja seda ei saa võrrelda mitte ühegi teise põlvkonnaga. Ta sõidab tee peal nagu suur laev, ujub selle tee peal. Heliisolatsioon on suurepärane, kõrvale helid sisse ei tule. Käigukass selle autol on lihtsalt suurepärane. Ta on kiire, vahetab käike ülisujuvalt ja reageerib kiiresti iga teie liigutusele, iga teie vajadusele. Just selle käigukastiga te tunnete täit rõõmus sõidust. Kõike, mida see BMW peaks teile pakkuma, on kooslus sellest mootorist ja sellest käigukastist. Minu soe soovitus teile, sõbrad, kui te peaksite ostma sellist autot või võib-olla ka uuena komplekteerima, siis te võite ära jätta Alcantara katuse, nahkistmed, soojendused, ükskõik mis lisad, aga 2 asja sellel autol peab teil olemas olema. Üks on õhkvedrustus ja teine on lasertuled. Sõbrad, lasertuled, see on midagi ulmelist. Sõbrad, siin ei ole isegi küsimus selles, et kui kaugele nad näitavad. Siin on küsimus selles, kui kaugele te näete. Teie enda silm, kui kaugele on võimeline see silm nägema. Ja sellega on piiratud teie nähtavus nende tuledega. Nii et kindlasti õhkvedrustus ja lasertuled. No nii, sõbrad, kas ma ostaksin seda autot endale? Tõenäoliselt ei, sest minul on teised unistused lihtsalt. Teine auto on, mis mulle meeldib. Aga kui teile pakkus huvi see auto, siis selle müügikulutus on siin all, kui ta veel müüdud ei ole. Nii et sõbrad, minge tutvuge selle autoga ja kes teab, võib-olla just see pill hakkab teid edasi vedama.